Kiitus Jeesusele, tänu olgu Issandale. Isa, me palun, et kõik, mis on sinu vaim, Issand, juhiks tänast jutustamist ja me palume Issand, et kõik, mis on sinu vaimust, läheks meie südamesse ja hakkaks kasvama ja head viljad tulema ja mis ei ole sinu vaimust, las läheb ühest korrast sisse, teisest välja. Tänu Issand Jeesusele kõige eest. Sina juhid, püha vaim, sina oled tere tulnud siia paika ja räägi meiega, sest me kuuleme Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nii. Üks kiire koht, vaata. Ma siin vaatasin hiljuti Vlad Vatsuki ühte asja ja Jumala vaim nagu arendas mind edasi sealt. Ta tegi seal pastoritele konverentsi ja seal ta tõi selle kirjakoha välja, kus kohas, et kui kuri vaim läheb inimesest välja, ma vaatan, kas ma leian selle kirjakoha. Ta läheb tühja paika otsima, võtta. Nii. On või? No see kõlab midagi sellist, et kui kuri vaim on välja aetud, siis ta läheb, mitte ei ole välja aetud, vaid vahepeal on niisugune rahulik hingamine on ka väga asjalik. Minust on see Luuka evangeeliumis. 12, jah. 3, jah. Ja, nii, ma loen siis siit. Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma majja, kus ma välja tulin. Tulles leiab ta selle tühja olevat ning puhtaks pühitud ja ehitud. Ja siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist 7 vaimu, kes on kurjemad temast endast. Ja nad tulevad ja asuvad sinna elama ja selle inimese viimane lugu läheb pahemaks kui esimene ja nõnda sünnib ka sellele kurjale sugupõlvele. Ja siin on vaata näha, et kui rüme vaim on inimesest välja läinud, mitte aetud. Ta ei ole välja aetud, vaid ta lihtsalt läinud välja. Ta käib sisse välja ja Vlad tõi selle väga hästi. Ma ei olnud enne seda niimoodi lugenud. Ja tõi välja, et ta läheb lihtsalt, käivad sisse ja välja. Nad ei aeta välja, vaid lihtsalt inimestel on lahtiste uste päevad, nagu öeldagi, sisse ja välja. Ja nad lähevad hingamist otsima, et kuskile, vaata, asi on pühitud ja ehitud, nad lähevad hingamist otsima ja Vlad ütles seal niimoodi, et nende kurjade vaimude hingamise otsimine on see, nad otsivad, et saaks kuskil piinata. Nende hingamine on meie piin, meie ohe, meie valu, meie nurin. Nad hingavad meie virisemistes, meie torisemistes. Nad otsivad seda hingamist ja seal on pühitud ja ehitud, nad lähevad kuskil mujalt, ütlevad, kuule, et me ei leidnud kuskil, kuhu minna sisse, keegi johi seal, lähme tagasi sinna ja paneme ta selle ohkima, et me saaksime oma, nagu ütleme, võidmise kätte. Jumal tahab saada kiitust taevasse. Meie kiidame ja meid täidetakse, kui me kiidame, siis ma täna just kiitsin seal kõvasti ja ma läksin üleni külma värinasse ja mul tuli üks laul tuli südamesse, et see kiitus nagu toob selle atmosfääri ülevalt alla. Ma kiidan oma kuningat Jeesus Kristust. Ja
nurin, virin, ohe, piin, valu toob teemonitele selle õhkkonna. Nemad elavad sellest, nemad ei ela kiitusest, nad ei saa kiitusest, nad tahavad seda kätte saada. Nad saavad toitu. Ja siis mina mõtlesin, aitab, kui isegi siis, kui kuskil mingi palapiku vaime tuleb, mina enam ei johi. Ma olin muidu väga suur ohki ja naine teab, nii kui 37.1 on, siis jäänud seda aru. Ma toidan sellega lusikatega ilusti teemonit. Kui hästi ta ohib meil. Ja suure lusikaga me toidame teemonit. Teemon tahabki, ütleb, et pane veel 3 kraadi juurde, saame parema ohe kätte. Nad elavad meie ohkimisest ja piinadest. Ja enesealetsuses nad suplevad, kui inimene ennast seal aletseb, mul ei ole, nendel on seal selline ülistuspidu, nii nimetatud ülistuspidu teemonitel. Ma sain absoluutselt selge pildi, millest me peame ülimalt toiduma. Teemonitele toidu andmiseks. Ja siis sa saad aru, miks Jumala vaim ütleb niimoodi, et rõõm issandas on tugevus. Meil peab olema rõõm issandas. Ja siin rääkisime, et see palveränduri teekonna see kristlanna osa, seal just Pille tuletas meelde, et seal oli see kristlanna kõndis mööda seda teed ja tema ei pidanudki orgu minema, kuna ta kiitis Jumalat ja kiitusega ta ei pidanud minema saatanaga võitlema teda. Ta kiitis Jumalat raskuste mäel ja teda kanti üle orgu minema ei pidanud. Et kui meil on mingi raske olukord, kus surve tuleb, siis on 2 asja, kas me toidame lusikaga teemonid või me hakkame kiitma läbi pisarate. Tänu Jeesus, kiitus Jeesus, halleluuja, halleluuja. Ja siis võetakse sind inglitiibadele, kantakse üle oru. Sa ei pea minema kuradiga võitlemise. Aga nii kui hakkad seal raskuste mäel, oi kui raske mul on, ja siis teemonid, meie tantsud algasid ja nemad saavad kätte siis selle oma õhkkonna, mida nad otsivad seda niinimetatud oma hingamist. Nad toituvad piinadest. Nad ei saa olla, kui kedagi ei saa piinata. Teemonid ei ole sõbrad, nad otsivad piinamist ja siis mul lõi nagu pildi selgeks. Jeesuse ristipuu peal, Jeesus kui ristipuu peal suri, seal on kirjutatud, ta on nagu lammas, kes viidi tapma, ta oli vait oma niitete ees. Jeesus ei andnud ühtegi lusika täid ka teemonitele, nagu nii nimetatud rahu. Ta läks vait. Nad ootasid, peksid teda niimoodi, seal ei tulnud ühtegi ohkamist, ühtegi hoiet. Ta kuskil oli kirjutatud, et Jeesus kisas. Jah. 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 Et alusid kõik ära, et nad, see on palveränduri teekond samamoodi, kui nad said seal, jah. Ja siis, kui keegi on näinud seda seal, kui juute holokaustis vaata põletati, sealt ei saanud ka teemoni mitte midagi. Nad ei saanud seal lõugamist ja piina, seepärast, et seal on näha isegi neid autodesse, mis pandi, päris jõhkrad kaadrid on ja kus juudid pandi autosse ja siis pandi auto sumbuti aknast sisse. Mitte ükski ei lõuganud, mitte keegi ei andnud teemonitele nagu selles mõttes niinimetatud nende rahu ja hingamist. Ja me peame sellest õppima, et me ei anna, ärge andke maad kuradile, nad tahavad saada. Tead, kui nad otsivad seda piina, nad elavad sellest piinast, inimeste piinadest, siis kui me neile ei anna, siis nad ei tee meiega enam tegemist. Sellepärast, et nad elavad sellest. Me ei anna neile maad. On ükstast puha kui raske, me ei johi ega kisa ega lõuga, vaid me täname selle kõige see sissand, et hakkame kiitma ja tänama Jumalat kõige asja eest.
kogu mu elu õhk, mis ma hingan, kiitku Issandat. Et see on selline ülisuur siukene ilmutuslik tarkus, millest ma kavatsen kinni täie hooga võtta ja ei lase enam mitte mingit ohkimist enda suust, et nad seal toitu saaks. Nii, aga siis ma räägiks teeks nagu ka oma tunnistuse, kuidas mina Jumala juurde tulin. Et ma täna nagu öösel midagi jutlust ei saanud, siis mõtlesin, ma räägin sellest, kuidas mina Issanda juurde sain. Et ma olen sündinud kristlaste perekonda, kus kohas ema oli usklik, isa oli usklik, kõik püha vaimuga ristitud keeled suus ja isa oli väga armastust täis. Mina olin 2-aastane, kui isa läks taevarikki ja vend oli üldse ema kõhus. Ja õde oli siis minust 2 aastat vanem. Ja siis ema oli 7 aastat leske, siis me elasime niimoodi, et elasime Tallinnas Mustamäel. Seal kuskil 10 aastat elasime ja iga pühapäev käisime kirikus, pisteliselt vahepeal käisime Olevistes ja vahepeal suurem jagu selle Viimsi vabakoguduses, kus kohas pastoriks oli Evald Timmas, mu isa parem sõber. Ja niimoodi käisin ja Vene ajal ma olin sellises õnnistuses, ma mäletan isegi, et tema vedas ka, seal oli Vene ajal oli ka siuksed kogumised, kus said kodu siuksed grupid, sest ma mäletan, et me võeti ka kaasa vahepeal kuskil sinna ja seal oli ka teised lapsed ja siis me mängisime, mul jäi kõrva, seal olid saksakeelsed, mingi lint pandi mängima ja saksakeelsed ülistuslaulud olid, saksakeelsed, ma mäletan. Saksa keel on nagu siuke keel, et saad aru, et see on saksa keel. Et ma sain seal aru, et see on saksa keel. Ja siis oligi niimoodi, hetke. Seal, elasime seal päris nagu Jumalaga, kuigi väga sügavas seal Vene ajal, kus kohas ei olnud sööki hästi saada ja oli väga rängad ajad, ütleme niimoodi, et leiva järjekord oli hästi pikad ja kus üldse seal leiva said, siis said mingi kivi lõpuks kätte seal, et leib läks juba, kõik läks leti alt vist minema kuskilt. Et seal, ma mäletan isegi marutamine käis seal vorsti leti ääres, seal mingi et kaklus, kui seal vorst tuli kuskilt. Et karmid ajad olid. Aga meil oli toit laual, meil oli punčiks laual ja ma mäletan, et imesi oli ka sellised, et ema oli õmbleja ja ta õmbles inimestel seal riided ja siis sellest elasime. Ja sellest ta sai nagu elatis sealt. Ja siis oli siukene asi, et ma mäletan, et inimesed ütlesid, et kus sa neid pontsikuid teed, et kuskil jahugi ei ole saada ja oli, kuidas pontsikuid seeb. Ja mina ei teadnud siis seda eel ja kirja kohta ja siis nad otsisid seal, inimesed otsisid kapid läbi, et kus sul see jahukott siin on, et 5. korrusel. Ja seal oli lihtsalt see kausikene jahu ja õli oli seal nurgas ja ka pontsikut me kogu aeg sõime. Ja nüüd ma tean, et seda lihtsalt tuli juurde. Seepärast, et õli ja jahu tuli juurde ka Eelja loos lestnaisel. Ja me elasime ka ema tegi lihtsalt siukse näo, seepärast, et seal ei olnud need, kes seal õmblemas käisid, ei olnud kõik kristlased, need olid ka erinevad, kes vajas midagi, kleiti värki. Ja siis nendel ei saanud rääkida, kus see sealt tuleb. Ja siis elasime rahulikult seal ja siis ma ühel hetkel oli isegi Vene ajal, sügaval Vene ajal oli sõit oli Saaremaale mitu korda. Saaremaal käisime, sest isa nagu oli saarlane
ja seal oli hästi palju usklikud tuttavad ja ka Eevaltimaa on otsapidi Saaremaal. Siis tema võttis meid kaasa ja ma sain isegi sügaval Vene ajal lennukiga sõita. Vab see, et see on juba metsavahiga seal, ma mäletan. Ja sellega sinna sõita ja keset sügavat talve kasvuhoonest kurki ja tomateid. Ja ma ütlesin täitsa ime, seepärast, et nad köetavad kasvuhooned olid seal kristlastel. Ja siis juba Eevald pani mind seal, onu Eevald pani mind seal kirikus laulma. Ma laulsin, panin laule seal laulma. Ja üks te laulu, mis ma seal laulsin, oli see, et ära käekene kõike katsu saa. Me oleme vaata ka laulnud seda. Ja laste laulu, seal ma seal laulsin. Ja siis seal sain kiituse kätte, siis see kõik küll laulab hästi. Ja siis, et väga head ajad olid ja suvel läksin, seal oli ka teised, kõik olid kristlased lapsed, vaata. Üli hea aeg oli, et jälle suvel läksime sinna Saaremaale, jälle kutsuti sinna, olime seal, minust olid tädi Emmi või kes see seal oli mingi. Ja siis oli üks poiss ka minu vanune kaasas ja siis oli seal siklite, mingi sikli kross, mis oli. Siis me läksime sinna, korjasime taarat ja taara oli tollal üli väga tohutu kallis ja 20 kopikat, see oli ju tohutu raha. Ja siis me saime seal sellise noosi seal, et me olime praktiliselt rikkurid. Et see taara eest saime ikka 10 rublased jäid taskus. Et õnnistus oli, Abrahami õnnistus oli põhimõtteliselt sai paganatel osaks ja võisime endale seal lubada. Muidugi see Taara naine, kes seal vaatas, jälle tulete siin, et kust te selle rahaga tead lähete seal. Et juba seal kadedus, et nii suurte kottidega tulevad sealt. Aga issand õnnistas ja. Aga kui 10 aastast, 10 aastani, kuskil olin siis 10 aastane, siis ema abiellus uuesti. Aga tol ajal oligi mingisugune, mäletan, et hästi paljud inimesed olid vastu, et ei tohi abielluda, et seal uskmatuga, aga tema, siis ka paljud tegid sellised vigad, et abiellusid, et küll ma usklikuks teen. Aga siis hakkas nagu langus pihta. Siis me kolisime sealt Tallinnast minema ja üldse täitsa metsa soo taha söökene. Lausa niimoodi, et esimene mingisugune autotee oli 850 meetrit ja mingi kilt või niimoodi läbi metsa, siis täitsa metsa keskele. Elasime seal ja nagu karud seal metsas ja et kasuisa oli joodikan ja siis sain tema käest kõik ilusti ropud sõnad ja kõik teemonid, mis see oli, need kandusid meile üle, nii mulle kui vennale ja pärandused saime kätte. Mis ütleme kirja kohaga, mis seltskonnas sa viibid selliseks sarnaseks sa muutud ja see olekki siis osadust ja ei olnud kirikut seal, mitte midagi ei olnud. Järjest nagu jäi ära, midu ema ikka luges pühapäeviti piiblit ja siis kadus see juba järjest väiksemaks ja me kasvasime järjest suuremaks ja tuli juba alkohol ja hakkas maitsema ja siis tulid juba jubedad igased teod ja ka isegi vargused asjad ja igased, kuidagi, kui sa sinna sisse lähed, siis oled seal juba varsti annad ruumi kuradile, siis oled sa juba seltskonnas, kus kohas juba vähe suuremaid asju seal varastatakse. Ja kui alkohol oli nii meeldiv juba võtta, siis vaim oli juba peal, selle alkoholi vaim, siis me seal jõudsin sellisesse kohta, kus kohas käisime keldris veini varastamas. Ja seal oli mitte ainult ühe pudeli vargus, seal oli 800 liitrit varastati veini seal, et jõhkrad kogused. Ja siis inimesed läksid kinni ja mul ema palvetas, et ma olin ainukene selles pundis, kes pääses. Et
tänu issandale. Ma vaatan, et Jumal on mind seal ka kogu selle hullu mustuse sees kogu aeg päästis. Mul on seal, oli ka imed olid sellised, kuigi mu elu oli üle andmata, aga Jumala nagu, ma olen tema laps, siis tema ligi oli ikka, vaata, oli olemas. Mul oli sikkel, mis käima ei läinud ja pidin kooli minema ja see on, kui keegi teab, siis Planeta. Need on sellised siklid, kui nad ergutusvoolu ei saa, see on käiba ei lähe. Nendel on selline asi, et nad ei lähe käima. Ja siis ma olin seal ahastuses ja hüüdsin Jeesust appi seal, et issand, et pane mul sikkel käima, ma pean kooli jõudma. Olin põline maas ja siis tõusin usus üles ja akut midagi peal ei olnud ja nii kui ma vändast lõin, nii see sikkel käis ja sõitsin sellega kooli. Et Jumal näitas, et ta ei ole mitte kuskil mind kaotanud. Mul olid kohutavad hirmud, meeletud hirmud, seepärast, et kui me sinna läksime, siis oli ka, see oli nagu kasu vanaisa ja vana ema ja seal oli üks päev, kus nad hakkasid surema, ja surid seal ja siis seal ei olnud, et viidi kuskil läid ja kodust ära, seal võeti lihtsalt ukse pealt uks ära, ühest toast uks ära, uks peale ja surnu peale sinna ja seal samas majas, kus surnu olid, magasid ka sina seal ja mina magasin ka seal ja ma sain sellise surnute kartuse ja ma ei tea, mis ma seal sain, ma sain siuksed hirmud seal, et ei julgenud isegi voodi ääre alt isegi jalgu maha panna, mõtlesin, et sealt tuleb koldjad ja päris karmid lood. Ma sain absoluutselt täieliku jänese sealt ja siis tuli siis suri natuke pärast teine ära ja hirm muudku kasvas ja siis mul üks koolis sain ühe sõbraga läbi ma kõigiga hästi läbi saanud, aga selle sõbraga sain väga hästi läbi ja kurat tuli sinna ka veel ja ta läks punnvõrriga ühe puu alla varju vaata, et vihma kätte. Ja äike tuli lõi tal siit sisse pikse ja kannast välja, et seest tühjaks. Nii et niimoodi läks mul sõber ka minema. Et täis laks. Ja muidugi tegelikult, kui ma seal Tallinnas elasime, siis oli kuradi rünnakuid oli väga palju. Kurat tahtsis juba algusest tappa. Väikses peast olen ma Jeesuse nime pärast peksa saanud hüppenööriga, nii et veri lendas. Kästi mul Jeesus salata, ma ei salganud. Siis oli seal, kui Tallinnas veel elasime, siis oli seal üks botaanikaaed ja me läksime sinna tuiema kolmekesi. Mina, mu vend ja siis üks mees Artur, üks vend veel. Ja me ei teadnud seal, et just sellel samal päeval lasti lahti üks mõrvar sealt vanglast. Ja see mõrvar jõi seal ühe teise petiga. Ja me lihtsalt jõlkusime seal ringi ja tuiasime nagu. Aga me olime jälle vales ajal, vales kohas ja siis need kutsusid meid enda juurde, me pidime sinna minema. Nende käsu peale, et toba ei siia, vene keeles seal ja siis oli seal kõik kuradil valmis pandud, oli nöör valmis pandud, siis puu oli seal oli üks tiik oli ja siis hakkasid meiega seal mängima. Sidusid mul venna jalgupidi kinni ümber selle puu ja siis lasid pea ees vette venna, minust noorema 2. Ma olin üliahastuses, hüüdsin Jeesus oli appi ja täitsa, et nüüd vend sureb ära. Nad tõmbasid õigel ajal välja, jälle õhku, jälle sisse, siis irvitasid seal. Ja niimoodi tegid mul vennaga seal ja kui aeg sai täis, ütles, et nii järgmine, siis oli minu kord, siis vend palvetas minu pärast seal ja siduti jalad kinni ümber puu jälle lasti vette pea ees. Ma seal vee all mäletan, et kui ma seal vee all ma vaatasin seal ei saa appi ega midagi jonnida, midagi ei saa, pead apniku otsin kinni ja huvitavalt siis nii kui ma juba seal vee all ütlesin, et mõtles, et kõik, et ma tõmban vee sisse ja siis just selle õigel ajal tõmbasid nad välja. Nüüd ma ei saanud vett sisse tõmmata. Ja siis oli teine Arturi kord ja niimoodi tegid ja siis vahepeal, siis neil sai vist Villand ja ütles, et kuule, et nüüd nad panevad meil kitse maha ja ma lähen tagasi vangi.
et uputame nüüd kõik ära siia ja kaevame siia, nad siia auku kinnivad. Ja siis mõtlesime, selge. Siis me saime aru, et siit väljapääsu ei ole ikkagi, hinges hüüdsime ikka Jeesust appi, seepärast me olime ikka Jumala lapsed seal. Aga näed, kui sa ikkagi Jumalat hüüad appi Jeesust, see tuleb. Ja siis, kui neil oli see juba labidas ka veel oli seal, kõik olid valmis pandud kuradil seal. Ja siis tahtsid seal kaevama hakata juba ja siis tuli Eesti peksja punt tuli sinna tuiama suitsudega. Üks igame, nad olid venelased omavahel tülis, nad seal käis mingi klannide vaheline klaarimine kogu aeg seal, tol ajal. Et seal eestlased venelased peksid üksteist seal. Ja siis ütlesid, et estoonsed tulevad ja siis nad noomisid meid, et järgmine päev otsivad meid üles ja löövad meid maha, kui me ühe piksugi kuskil ütlesime. Ja siis nad jooksid minema. Niimoodi me jäime tookord seal ellu. Et kurat on igal pool nagu tapmas, siis kui ma olen seal Riidajasse, ehtakse koha nimi Riidaja, Riidu, seal oli siukene Riiu koht, see nimi ütleb, seal olid diskod, mis olid seal mindi diskole, mitte tantsima, vaid peksma üksteisi. See oli, täitsa põrgu, ma ütlen, kuidas inimesed elavad. Seal keegi pidi kellegi pasunasse seal kogu aeg andma. Et jõhker elu oli seal ja seal Riidajas oli ka samamoodi, kui ma koolis käisin, siis mul oli nagu põhimõtteliselt, ütleme ausalt öelda, siis sai mingi teemon ikkagi sealt sisse selle uputamise käigus ja kurat teadis, et mind saab seal kõvasti uputada. Ja uputamine jätkus seal ühes järves, oli see Veisi järve, mis järv see oli seal. Ja siis üks vend mul seal, üks see klassikaaslane seal, ma läksin vetteni ja siis tahtsid mind seal ära uputada, kurat sai talle vaata kätte jälle. Pani mul seal pea vee alla ja seal ma tegin täpselt samamoodi, et ma jätsin rabelemise ära, enam ei rabelen midagi ja siis ütlesin, et Jeesus, siit ma tulen. Ja nii, kui ma seda ütlesin, tõmbas ta käe ära. Ja jälle jäin ära, siis ma läksin hästi rahulikult veest välja ja ma vaatasin, et ma ei saa kuskil vett enam minna. Et täitsa et ma vaatan nagu seda uputamise värgiga kogu aeg, kui see uks on kinni pandud, nüüd ma võin ilusti sulistada, ma oskan koerauda ja kõike kassi, et nagu hullu ei ole. Aga kui uks on lahti, siis need samasi uksi kogu aeg kahutatakse. Et ülikarm see asi. Ja siis seal ma muidugi elasin, suitsud asjad tulid ja alkohol oli kogu aeg on nina vaja täis juua ja igal pool, kus oli vaja. Ja siis ainuke asi, mis ma sealt hea sain, ma sain omal naise. Muud mitte midagi sealt head saada ei olnud. Ja, et ta mu naine minu klassiõde, nii et klassiõde, et sai silm peale visatud seal. Ja tänu Jumalale on olemas ja koos. Aga see elu ei olnud meil midagi üldse lill, et juba abielu, mis oli juba täitsa seal, abiellumise päev on juba naisele ta ei taha meenutadagi, et ei ole midagi head meenutada. Ja siis ka see mina kui põhimõtteliselt ütleme oorapurikas ka veel igamene on ja siis petsin oma naistega pidi ja olin väga, ütleme kuradiviljad, ütleme, täielik kuradivili ja siis ühel hetkel mul Jumal, kui mul auto ära põles, põhimõtteliselt ütleme ausalt öelda, mul oli, Jumal vahepeal õnnistas meid siis, kui me noored olime, et mul oli, igal ühel ei olnud BMW, et mul oli BMW, Jumal õnnistas meid, viis meid Karoliga välismaale, Vene, ma ei tea, kas oli Eesti aeg vist ja oli juba Eesti aeg.
et saime hea töö peale ja ema palus ja saime tööd ja mul oli BMW seal 316, sõitsin sellega ringi, teised sõitsid alles, ma ei tea, maantee Muhuga seal. Ja siis tõusin ka lausa niimoodi, et mul oli Saksa presidendi Mercedes oli ühel hetkel, sõitsin sellega lausa ringi ja mul anti isegi maffia poolt luba, et ma võiksin sõita, et täielikult elasin nagu kuningas. Aga mulle tehti mingil hetkel, tegi jumal mulle pakkumise, et anna oma elu ära ja ma ütlesin, ma tahan veel möllata. Ja nii kui ma selle välja ütlesin, siis ma põhimõtteliselt Mercedeses kukkusin Zaporozhet sisse, ühesõnaga kohe alla, kõik allakäik, Fiati kukkusin, Fiati, siuke seljakotti. Ja siis lõpuks põles see ka veel ära ja siis olin mingi sikli, lõpuks sõitsin mingi, ma ei tea, Minskiga ringi. Ja ennem oli mul lips sees, siis lipsust sai räbalad ja ühesõnaga täielikult põhjaminek, absoluutne põhi peal. Ja siis olin ma 10 aastat olin ilma püha vaimuta, ilma jumalata, eemaldatud. Mu elu oli absoluutselt täielikult, läks täitsa metsa. Aga ometigi kogu selle aja jooksul ikkagi Jumal oli mingisugune käsi oli ikkagi peal. Et ei olnud nagu lihtsalt täitsa ära nagu lükatud, aga ja see oli nagu ränk aeg. Joomised läksid juba väga intensiivseks, õlut jõin juba kast päevas ja et asi läks täitsa metsa, kaasa arvatud igasugused naise petmised ja asjad ja täitsa ühesõnaga jama tead. Praegu kui vaatad sellele palju tagasi, siis tänad issandad, et mis august ma välja olen tõmmatud. Et see on tõesti imed, mul üldse veel siuksele üldse armu anti. Aga ühesõnaga ma ühel hetkel jõudsin nii põhja, et mul lapsed ütlesid, ma ei taha muust mitte midagi kuulda. Mul on tütred ütlesid, et sure maha lausa, et sa värdjas lausa. Ja täitsa, õiet ütles, väga õige, täielik, väga paha inimene. Ja siis mu naine tahtsid must lahku minna. Ütles, et minuga enam ei olnud koos võimalik elada. Enne seda oli veel väga hull seis, et mul oli üks sõber, kui ma olin Soomes tööl oli üks sõber, ütleme lapsepõlve sõber, kunagi sealt Riide kandist. Ja temal oli vanaema ja tema vanaema oli nõid. Ja see vanaema suri tal ära, ta oli ainuks laps seal ja vanaema seal enne seda suremist, pojake, ma pean sulle midagi andma. Ja siis andis talle nõiaväe, saad aru. Nõiaväe ja siis ta seal see vägi nägi välja nagu, teda sai katsuda, see on nagu nähtamatu pall, nagu 2 poolust. Ja sellega ta tervendas Soomes inimesi igasugused, pani sinna käe peale, kui ta käe peale pani, siis inimesel kadus valud kõik ära, absoluutselt teisest allikas valud kadusid ära. Ja siis aga viljad, inimeste viljad olid metsikud, need, kes seda väega kokku puutusid, läksid lahku igal poole. Ja ta pani mulle ka selja peale käe ja hakkas panema ja siis mul vend oli ka seal ja siis nii kui ta käe pani, siis tulid nii pikad, umbes nii pikad välgunooled tulid mulle sisse, nagu välk. Ja see oli metsik. See oli ja siis samal hetkel ma tundsin, et endal on seal pall käes. Ja sellega sisenes mu sisse metsik kurjus. Ütleme ausalt öelda, uksed lendasid piitadega, ma läksin ülimarru iga asja kohta, kui midagi ei meeldinud, siis ütleme ukse laugud sees, jalaga lõin uksed eest minema, üli kurjaks. Ja siis ühel hetkel oli niimoodi, et ma juba
Karol vend oli mul ennem nagu juba Jeesuse pool ja siis ta ka paletas seal minu eest ja ühel hetkel oli mul see, et ma andsin muidugi seda palli edasi teistele ka, sest nendel ju oleks ka metsa kõigil. See on täielik, seda edasi anda teistele. Täpselt nii, nagu me püha vaimu anname kellegi, seda kuradi väge. Ja siis ma ühel hetkel ütlesin Jeesus, ta ütles, et see on Jeesuse oma, ta tegi Jeesuse oma ja ma ütlesin Jeesus, kui see on sinu oma, siis las ta jääb ja kui see sinu oma ei ole, võta see mu käest ära. Või nii, kui ma selle ära ütlesin, oli pall mu käest läinud. Ja see pall oli küll läinud, aga kurjus oli ikka sees, et see elukas. Ja põhimõtteliselt ma siis jõudsin endaga nii metsa siis lõpuks kogu selle kurjusega. Mulle naine ei saanudki siuksega enam elada, see on väga normaalne. Ei peagi elama siuksega. Mina ei ole sellega nõus, et keegi peab kannatama kellegi kurjuse pärast mingi naine. Ei pea, ma ei ole nõus sellega. Ei pea kannatama. Keegi ei pea saama kuskil peksa ja vägivaldsega, ei pea. Ja siis oli niimoodi, et lõpuks ma sain aru, et jõudsin endaga nii põhja, et enam et tuli nagu mõte, et mind ei ole kellelegi vaja, enesealatused asjad värgid. Ja siis läksin sinna jõe äärde, et uputan ennast ära. Et kõik, siis on kõigil mured purtud ja endal ka. Aga seal mul tuli, no muidugi ma tegin erinevaid tsirkusi veel seal muidugi enesealetsusest, et ma uputan ennast ära, noh, saad aru, et manipuleerida veel, et näete, noh, ja, et äkki keegi hoolib. Ma naine ütles, et lase käia. Nii. Ja väga hea. Ma ütlesin, selge, siin ei ole midagi enam. No, kõik on õige. Ja oligi, aga olin seal siis ja siis mul tuli natukene mõistus kuskilt sees tuli pähe, et ma ennem seda otsust täide ei vii, enne kui siis ma ütlesin niimoodi, et Jeesus, kui sina mind tahad, siis ma annan oma elu sulle ära. Et ma lähen homme, pühapäev on homme, ma lähen kirikusse ja kui ma sinuga seal kohtun, siis ma annan oma elu sulle üle. Aga kui ma ei kohtu, siis sellest ma tean, et sina ka mind ei taha. Et siis ei ole põhimõtteliselt midagi enam teha. Noh, asjad lepitud issandaga, kui öeldud ette vaata ja siis järgmine päev, siin pohmell oli keel peal kuiv seal. Panin endal ülikonna selga, läksin kirikusse sinna Rapla kirikusse, kus me seal ülistame. Läksin sinna. Ja laulsin seal laulud kaasa ja asjad, laulud on lapsest peas seal oli. Laulsin seal kaasa ja isegi ma ei teadnud, mis päev see isegi on aga igal juhul, seal oli orelid, värgid ja kõik, koorid, asjad olid kõik kuidagi väga piidulik oli seal. Ja ma läksin seda kõik ülepalle ka, uhkusest, kõrgemale seda parem on, jumalal ligemale. Aga juhtus niimoodi, et ma palusin Jeesust, et Jeesus tuleks. Ja juhtus niimoodi, et asjad pilid pandi kokku, asjad kokku, rahvas kadus ära, ma jäin praktiliselt üksinda kirikusse sinna üles, veel seespoolt veel hüüdsin, et äkki ikka taas siukest. Ma ütlesin, kui Jeesus ka ei taha, siis ma olen ka eriline mehes, eriline null. Et siis pole mingit lootust loomulikult ette. Ja siis ühel hetkel koputas üks mees mul õla peale ja ütles, et hästi laulad. Ma ütlesin noorest peast ja olen seal, kiitsin seal isegi ennast, ma mäletan, täitsa häbi. Ja ikkagi kiitus uus seal, enese seal vana loomus vaata. Ja siis ta ütles, et sa oled Jeesus oma või? Ma ütlesin, et olen jah, umbes ja. Aga ta ütles mulle, kas sa patud oled ka andeks palunud? Ma ütlesin, mis patud? Et ma ütlesin, et ei ole. Ahaa, kuule, aga tule, lähme alla. Ja siis ta viis mind alla sinna
altari juurde ja sinna taha ühte ruumi. Ja siis ütles, sina jäid põlvili sinna, see oli kivipõrand seal ja ma ütlen sulle sõnad ette ja siis sa paleta järgi. Ja kui ma jõudsin nagu selle kohani, et palun anna andeks mu patud, siis nii kui ma selle välja ütlesin, hakkasin ma lahinal nutma. Mina nägin, et ma nutsin sinna loigu maha. Aga see võis olla mul lihtsalt vaimne nägemus, kuna nii palju vett lihtsalt ei ole pisarates, kui ma nägin seal. Aga igal juhul, aga ma nägin, et seal loik oli maas. Mina nägin oma silmaga seal ja ma olin täiesti nuuksusin ahastuses seal ja siis ma tundsin, kuidas äkki võetakse mu seljast mingi nagu palveränduri teekonnast see kott seljast ära. Seal võeti mul seljast ära ja ma läksin nii kergeks, ma ütlesin, nüüd ma lendan seal läbi laes, et nii kerge hakkas ja lugesin selle kõik ilusti ära ja siis tahtsin kiiresti ristida. Ma mäletan, pastor Kukk, Mihkel käis seal edasi-tagasi. Ma ütlesin, mul on vaja kohe praegu täna ristida, tead. Kohe tahtsin ristida. Kiiremas korras tahtsin ristida ja siis ma mäletan, et pastor jooksis seal edasi-tagasi, kus saab vett. Aga siis ütles, et ristime 4 pühipäeval, vaata. Et nagu ei saanud, ütles, et praegu ei saa lihtsalt toimetada. Siis ma ütlesin, okei. Ja siis mind kutsuti sinna pastoraati ja siis ma sain teada seda, et see päev, miks see pidupäev oli, seepärast, et see oli ülestõusmise päev. Ülestõusmise päev. Ma olin sellel päeval seal. See oli ülestõusmise päev. See mees, kelle läbi Jeesus, ma palusin Jeesust, selle mehe läbi rääkis Jeesus. Või oli ta ise Jeesus? Mul on kogemusi, kus kohas on Jeesus inimeste läbi rääkinud. Ja siis ta, seal on muna koksimise asi oli ka, siis andis mulle ühe muna ja ütles, et löö. Siis lõin plaksti, mul nägu nalja täis, et minu muna jäi terveks, tema muna läks katki. 2 aasta pärast Jumala vaim tunnetas mulle meelde, et mind löödi sinu üleastumise pärast. Mina pidingi saama paugu, et sina jääksid terveks. Et iga asi, mis ma seal olin, oli tähendus. Kõik, mis sealt läbi käis. Ja siis ma muidugi tahtsin kähku naisele helistada, et tule siia, et siin on, Jeesus on siin, et saab ka naine jäi nagu hiljaks, siis ta läks minema. Või ühesõnaga, ei saanud õigel ajal seal. Oli niimoodi seal, et ma olin nii sellest päästepalvest nii võetud. Ja niimoodi ma sain, selles mõttes ma sain Jeesuse lapseks ja ma nimetan nagu seda kirja kohta seal, see on psalm 40, et kui see ei olnud seda, et nüüd ma olin ei tea, kus kohas nüüd taevasse tõstetud, et ma olin nüüd kõik patud andeks saan, et nüüd on niimoodi, et kõik lõpetatud. Ei olnud, ma sain sellest aru seepärast, et see oli alles algus. Ja see psalm 40 on siin kirjutatud. Ma ootasin issandat suure ootusega, ta kummardas mu poole ja kuulis mu happi hüüdmist. Ta tõmbas mind üles õudusaugust ja paksust porist ning asetas mu jalad kalju peale ja kinnitas mu sammud. Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Ma hakkasin teda tänama. Ma hakkasin Jumalat tänama, esimest kord tuli mu suust tänumeel. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma issanda peale. Ja täpselt see ongi, mis siin kirjas on. Mind tõsteti õudusaugust välja ja asetati jalad kalju peale, Jeesuse peale ja kinnitati sammud mitte kuskile üles. Võt. Ja siis hakkas alles teekond Jumala juurde. Teekond hakkas pihta. Valulik, liharisti löömine, pattude välja tunnistamine ja mäss hakkas sees, mässamine. Ja
see on nagu, see ongi see, et Jumal võtab siin nagu, ütleme niimoodi, su nimi pannakse taevasse kirja, vaata. Aga kõik need patuga võitlemised ja need teemonid, millega selle jaoks oli vaja teiste asja. Püha vaimu kristimist. Vot, ennem ei saanud mitte midagi. Ilma püha vaimu kristimisest sellest jagu ei saa. Kinnitati sulle seal sammud ja läks edasi. Et ma arvan, et siit maalt edasi ma teen tunnistus number 2, seepärast, et see kestab ka väga palju. Ja me täna sellest ei jõua rääkida. See on see teekond kuni üleandmiseni, aga sealt läheb teekond veel edasi. Kuni püha vaimu kristimini, kuni teemoniteni, kuni selleni, et ma olin oma asjad kõik ära joonud ja Jumal ime tegi ja imed asjad, et sellest tuleb nagu eraldi jutt. Ja järgmine kord. Et kiidetud olgu Issand ja mina tänan, et Issand on alastanud mu peale ja taastanud. Kõik, mis kurat ära rikkus, on ta taastanud kogu elu. Kõik selle, mis kurat tahab meie elu ära rikkuda. Kõik ära rikkuda, aga Jumal tahab taastada. Ja ma olen tähele pannud, et Jumala sõnas on, meil on see vaba tahe lihtsalt, seepärast, et vanas testamendis hakkas asi pihta. 2 puud, õnnistus, veneedus, elupuu, surmapuu ja jälle meie peame valima, kummad me võtame. Läheme kas või selle Uue Testamenti. 2 karikast ei saa juua. Sa ei saa juua kurjade vaimude karikast ega Jumala karikast. On ka 3. karikas, on Jumala vihakarikas. Talle vihakarikas. Siis kui sa valid selle kurja vaimu karika, siis sa jood tahes tahtmata 3. karikas ja see on talle vihakarikas. Ja kogu aeg on valik valgus versus pimedus. Igal pool on valik. Uude testamenti lähed ilmutuse raamatusse. Seal on täpselt samasugused valikud. Kogudusel öeldakse, kui sa sellest meest parandad, siis juhtub suga nii, kui sa ei paranda, juhtub suga naa. Seal on, kes võtab endale, kas sul on Jumala pitser või 666 märk, jälle valik. Saad jälle valiku teha, kas võtad 666 märgi, kuradi märgi või oled sa kaitstud ja oled Jumala pitseri all, kas sa valid Jumala või selle. Seal on 2 naist, üks on Kristuse kogudus 12 pärga peas. Valid selle naise, oled seal naises kaitud, valid teisel on karikas, käes suur hool, ka naine joob karikas. Jälle valik, kumma naise poole sa hoiad. See on täpselt valik. Lähed jälle natukene edasi ilmutusraamatusse, kas sa lähed vihakarika alla või õnnistuste alla, ühte hoitakse maopalgest, teine saab absoluutselt paised ja kõik asju pähe. Lähed täitsa lõppu jõuad sinna ilmutuse raamatu lõppu, on jälle avatakse eluraamat ja avatakse surnute raamat. 2 raamatut, kummas kohas sa kirjas oled, kas sa oled siin või seal. Me oleme kogu aeg valikute sees, absoluutselt. Lõpuks me näeme ära, et Jumal läheb ilmutuse raamatus, jõuab lõpp täpselt sinna, kus kohas on Mooses esimene, et Jumal lõi taeva ja maa, vaata. Jumal lõi taeva ja maa ja ütles saagu valgus. Ilmutuse raamatus näeme seda, Jumal loob uue taeva ja maa. Lõpp algab täpselt uue algusega. Seal löödi valgus, ilmutusraamatus näitab, et valgust enam pole, vaid Jumal ise on valgus. Ta on nende keskel, tahab elada nende keskel. Me näeme seda, et meile luuakse absoluutselt kõik uus. Täpselt see, mis on Mooses esimeses raamatus lõpeb, ilmutuse raamat lõpeb selle Moosese esimesega, tehakse jälle uus. Absoluutselt. Nüüd on see, kas sa oled taevalinna väravast sinna rüve sisse ei saa või oled rüve ja jääd väljapoole nagu nõiad ja koerad. Et absoluutne valik on meil iga päev. Arm versus õnnistus versus needus, arm versus viha. Ja see on meie valik.
Meie peame teha selle valiku, kelle juures me oleme. Kas me tahame taeva linna minna, selle siis ilusasse linna kullast või valime selle põrgu, ütleme. Meie lihtsalt inimesed valivad. Ja see on niimoodi, et meie valikutest, et meil pole valikut. On, seepärast, et Jumal ei ole meid teinud robotiteks. Me oleme iga päev valikutes. Kui me armastame inimest, ligimest ja iseennast, siis me ei ole pahanduseks. Kui me vihkame venda, siis oleme kuradist. Kas sa oled Jeesusest või kuradist? Halli ala, nagu me ei näeme, et ei ole mitte kuskil, mitte mingisugust. Halli ala ei ole. Ja mõni võib-olla tahab vaata, et Jeesus ütleb, et tulge minu juurde, ma tahan anda teile elu. Nad ei taha Jeesust, valivad surma. Aga mis tuleb lõpuks, ilmutus 9 praegu tuli just lahti. Neil peavad inimesed otsivad surma ega leia. Surm läheb ka minema. Ta valis surma, seda ka enam ei saa. Vot. Surm põgeneb nende eest. Vot. Et metsik asi on, et kui keegi arvab, et kui kuradi valib, et siis kindlasti läheb alla sooja koha peale katelt kütma, siis see on pettus. Ja me pidutseme sinna. Et see on absoluutne pettus. Kurat on üks suur petje. Nii kui sa Jeesusele ei ütled, siis tead, ma tänan Jumalat, et ma olin tiibade sulgede alt väljas, aga mingi õhk veel puhus mu peale kuskilt sealt. Ja ma pärast saingi teada, tulen sinna ka tagasi, tegelikult peaks tulema, et minu eest palvetati peale seda, et mu ema palvetas, Evald Timmas palvetas sõnatute ägamistega, kuulsin pärast siis, kui ma Olevistesse lõpuks jõudsin, siis tulid minu peale vanemad naisterahvad, keda ma üldse ei tunnegi, kes minu isa muidugi tundsid, aga keda mina üldse ei tunnudki, ja nad ütlesid mulle, et meie palvevili tuli. Me mitte kunagi ei tea, kes meie ees palvetab. Me iialgi ei tea. Ja sellepärast me peame kõrvad kiki ajama, kui püha vaim laseb meil kellegi eest paluda. Me palume ära kellegi eest. Need palved lähevad ülesse. Me iga üks, kes me siin oleme kellegi palvevili. Keegi on võtnud vaevaks meie eest palvetada. Me ei ole kuskil ise prostokvaasinas kuskil kõuts tulnud, ise enda kõuts. Et me oleme välja palvetatud kellegi poolt. Keegi on nõtkutanud põlvi ja ahastuse süüdnud päästa see inimene. Ma arvan, meil on kõigil selliseid kogemusi, kus Jumal on pannud kellegi eest palvetama absoluutselt võõra inimese eest. Ega mul on selliseid kogemusi, et kiidetud olgu issand, et valige elu. Ma ütlen, et valime elu ja ka need, kes kuulevad ka sealt YouTube'ist, valige elu. Valige elu, seepärast, et see on seda väärt, et teemonid oskavad inimestele nii ligi minna, et inimene hakkab ise arvama, et ta ongi selline. Aga lõpuks, kui nad välja lähevad, siis saad aru, et sa ei olnud selline. Seepärast, et nad lihtsalt aheldavad sind nii spetsilt sinna kinni, et sa arvad, et see on sinu iseloom, aga tegelikult see ei ole. Nad on niivõrd spetsid, ma tean neid väga hästi. Juba nüüd tean, ennem ei teadnud, ja nüüd tean. Et selline lühikene tunnistus. Kerge tund. Kas kellelgi on midagi südames? Okei.